Mina olen Liisi Toom ja olen persoonibrändi agentuuri asutaja, persoonibrändi blogi pidaja ning aitan igapäevaselt eksperte, juhte, ettevõtjaid nende enda brändi loomisest, et nad saaksid elada elu oma tingimustel. Ja täna tahan rääkida sellisest teemast nagu fännide saamine. Võib-olla sotsiaalmeedias on tavapärasem jälgida seda, et kui palju like või follower'e sul on. Aga mina sooviks rääkida sellest, kuidas saada päriselt neid fänne, kes tahavad sinuga koostööd teha, kes tahavad seda koostööd või seda mõtteviisi, mida sa pakud, jagada ka teistele. Tänapäeval on ka veel väga palju kasutuses brändisaadiku nimetus, mida kasutavad enamasti tööandjad ja suured siis kas korporatiivbrändid, et kuidas siis teha klientidest enda toodete brändisaadikud. Ja mõnes mõttes ma arvan, et sa oled juba seda tundnud, et sul on head sõbrad, sinu pereliikmed, kes hea meelega soovitavad sind edasi. Nad teavad sind, nad tunnevad sind, nad teavad, kuidas sa panustad ennast oma töösse, nad teavad, mida sa oskad. Ja seetõttu on neil väga lihtne soovitada sind. Nüüd väljaspool pere ja häid sõpru on palju inimesi, kes tegelikult teavad, kuidas sa oma tööd teed, milles sa hea oled, mis on sinu see nišš, kus sa töötad ja kes ka omakorda kohtuvad inimestega, kellel oleks vaja sind, kellel oleks vaja sinu teenuseid, sinu mõtteid, sinu teadmisi. Ja just neid inimesi ongi ka sinul vaja. Mitte ainult tegelikult uute klientide tekitamiseks või teenuse pakkumiseks, vaid ka selleks, et sa saaksid tagasisidet oma tööl, et sa saaksid näha, et sinu tööl on väärtus. Sest olgem ausad, inimesed, kes armastavad oma tööd, tahavad seda teha naudinguga, panustada, avastada, uudishimu näidata üles ja aastaid tegelevad võib-olla ühe ja sama asjaga, selle ühe ja sama asja erinevate detailidega, siis lisaks sellele rahale ja palgale palju olulisem on tegelikult näha, et sinu tööl on tähendus, et see mõjutab inimesi, et see kõnetab neid ja et nad tahavad seda ka siis jagada. Ja erinevalt sellest, mida palju räägitakse, et sa peaksid palju postitama, olgu see siis 3, 5 või 10 korda päevas, olgu see mingi sotsiaalmeedia strateegia, mis on ka kindlasti oluline, on tegelikult veel olulisemaid asju, mida sa peaksid siis tegema, et sinu järgijaskond kasvaks ja kasvaks sisuliselt ja kasvaks niimoodi, et sa ise tunned, et see tegelikult on mõnus, hea ja need on õiged inimesed. Tahan siin juures rääkida ühe loo, et olen ise bloginud 10 aastat just seda persoonibrändi teemat, lisaks veel erinevaid blogisid pidanud. Ja kuna minu teemad on nii individuaalsed ja personaalsed, siis väga vähesed kommenteerivad või jagavad, sest tihtipeale, mis juhtub minu blogiga või blogi lugedes, on see, et sa lähed koju või hakkadki reaalselt neid nõuandeid realiseerima ja praktiseerima. Ja siis minnakse ära ja hakatakse asja tegema, mitte siis võib-olla laikima ja jagama nii palju. Siin mõte, palun jaga ja laigi, et teised inimesed saaksid ka rohkem nii seda videot YouTube'ist kui teisi blogipostitusi, mida sa loed, et rohkemad inimesed jõuaksid siis oma eluni. Reklaamipaus lõppes. Aga jaa, et inimesed ei jää postitust lugema ja jagama, sest see ei ole selleks mõeldud. See ongi mõeldud, et igaüks saaks iseendale mingi kasuliku mõtte ja selle praktikasse kohe viia. Nii et minu blogi on selle jaoks loodud. Ja minu rõõm on olnud ääretult suur, kui järjest rohkem iga aastaga tuleb inimesi minu juurde, kes on mu koolitusel, on mingil avalikul üritusel, mõnel konverentsil, kus ma kas osalen või esinen ja tulevad pärast mu juurde, ütlevad, et tead, ma olen aastaid lugenud su blogi, olen sellest nii palju kasu saanud ja seda reaalselt kasutanud. Ja nad ei ole inimesed, kes kunagi võib-olla mu klientideks tulevad, sest neil ei ole vaja, sest nad saavad kõik selle blogist kätte ja sellepärast ma seda blogi teengi. Ja minule kui selle töö tegijale on ääretult oluline kuulda, et sellel on pointi, et see muudab midagi teiste inimeste elus. Sest minu kliendid tulevad võib-olla hoopis teistpidi. Ja need inimesed on ka inimesed, kes tegelikult soovitavad seda blogi
minu mõtteviisi, kes muutuvad ise brändisaadikuks, kes jagavad minu mõtteviisi ja aitavad seda suuremale kontingendile siis edasi viia ja mitte alati sotsiaalmeedias, vaid päriselus. Ja just seda päriselu jagamist julgustan ka sulle ja minu 3 mõtet, mis võib-olla kõige olulisemad oma fännibaasi, tõelise fännibaasi loomiseks on järgmised. Number 1, tee oma tööd. Ja see kõlab väga lihtsana, aga tihtipeale, kui me avastame, et me oleme konkurentsis või meil on palju teisi pakkujaid, kes teevad suht sarnast tööd või lihtsalt meediakära tekitab mis tunde, et me peame tegema eneseturundust ääretult kiiresti ja ääretult palju, minema kõikidesse sotsiaalmeediaplatvormidesse ja nii edasi, siis me unustame ära, et tõeline fänn tuleb sellest inimesest, kes on sinuga kokku puutunud, kes on maitsnud sinu töövilju ja kes on rahul sellega, kes teab, kuidas sa tööd teed, on näinud seda kõrvalt, kas sa räägid sellest, jagad oma mõtteviisi, reaalselt teed midagi ja nad näevad seda tööd, ostavad seda, kasutavad. Selleks on vaja, et sa tööd teed. Sotsiaalmeedia on ainult jagamiseks ja selleks peab olema sul juba materjal. Et kui sa oled keemik, oled raamatupidaja, oled personalijuht, siis inimesed tahavad tegelikult näha seda, millega sa tööd päriselt teed. See on kõige parem turundus. Ehk siis esimene asi, tee oma tööd, püüa saada võimalikult palju inimesi seda katsetama, proovima sinu tööd, nägema sinu tööd ja läbi selle töö tegemise tekib sul siis ka sisu, mida jagada turunduses. See on number 1. Teine väga oluline osa on pakkuda elamust. Me räägime toiduelamusest, me räägime võib-olla meelelahutusest kui elamusest, aga ka koostöös sinuga eksperdiga, mingi niši esindajaga, valdkonna esindajaga, see võib olla elamus ja see elamus tuleb tegelikult ootamatusest. Et kui me läheme hambaarsti juurde ja me oleme valmis selleks, et see on ääretult ebameeldiv ja valus võib-olla ja ma ei tea, hambaarstid on kõik tõredad, sest on meil kuidagi jäänud selline mulje või meil on arvamus, ma ei tea, õpetajate kohta teatud viisil, ärimeeste kohta, et nad on teatud tüüpi, meil kõigil on need stereotüübid olemas. Aga sina, oma valdkonna spetsialist, oma töö armastaja, suudad muuta inimeste kogemust nii selle valdkonna spetsialisti vaatenurgast kui ka sellest, mida sina pakud. See tähendab ka seda, et sa ei lähtu alati sellest, mida inimene küsib sult, vaid sa suudad tegelikult pakkuda talle seda, mida ta tegelikult vajab. Ehk siis sa suudad näha laiemat pilti, sa suudad mõista, mida klient tegelikult soovib ja sa pakud alati natukene rohkem. See ei tähenda, et sa pead nüüd üle piiride minema ja kõike tasuta ära andma, vastupidi, sa pead väärtustama tööd, aga sa pakud midagi, mida inimene ei ole osanud võib-olla küsida. Need on juba kõrgematasemelised eksperdid ja inimesed, kellega on lust koostööd teha, et kui sul on ikkagi ekspert, siis tema peaks ju teadma rohkem sellest, mida ta teeb, kui sina, kes oled tellija. Ehk siis see on number 2. Paku elamust, paku midagi, mida ei oodata, paku rohkem, olles ise enesekindel ekspert. Ja siis 3, mis on väga kindel ekspertide tunnus ja inimeste tunnus, kes tõesti armastavad oma tööd ja teevad seda täiesti vabatahtlikult, on uudishimulikud ja tahavad näidata oma valdkonda parimast küljest või selle võimalustest, selle põnevusest, on selgitamine ja harimine. Ehk siis tänapäevane see blogindus, YouTube'i klippide tegemine, sisuturundus, kõik annab võimalusi tegelikult sul jagada infot oma valdkonna kohta ja tekitada huvi selle vastu. Olen töötanud õpetajatega, olen töötanud maakleritega. Väga palju sellest tööst on siiski näidata, mida tähendab mingi valdkonna spetsialisti töö. Ehk siis kliendil on kergem sind tellida, ta usaldab sind
ta näeb, mida see tähendab ja ta suudab teha juba eeltöö ära, et kui ta sinu juurde tuleb, on tal lihtsalt see töö tegemise nauding. Sinul on hea tööd teha, sinu klient on ette valmistatud, ta teab, mida sinult küsida. Need on 3 sellist väga põhjapanevat ja tugevat persoonibrändi loomise alust, mis aitavad sul tekitada tõelisi fänne. Neid, kes reaalselt viivad järgmiste klientideni, neid, kes aitavad sul endal näha, et kuhuni sa oled jõudnud, mis on see tähendus sinu tööl teistele. Ja julgustan sulle endal lisaks veel ka nägema teisi spetsialiste oma sõpruskonnas, oma valdkonnas ja ütlema neilegi tagasisideks, et kuule, ma näen, sa teed head tööd. Et mulle meeldib, kuidas sa seda või teist teed, kuidas sa oled põhjalik, kuidas sa oled läinud mingisse nüanssi väga sisse. Anna tagasisidet, sest spetsialistid on nii oma tööga tihtipeale hõivatud, et nad ise ka unustavad ära, kui palju nad panustavad. Võta need 3 nõuannet, vaata, kuidas sa saad neid rakendada oma järgmises 6 kuu plaanis. Kui sul on selleks abi vaja, kui sul on vaja töölehti, mõtteid, peegeldamist ja nii-öelda head strateegiat ja selgust, siis vaata kindlasti persoonibrand.ee, jälgi seda YouTube'i kanalit, kus tuleb väga palju nõuandeid videokujul ja ole kindlasti ka aktiivne küsima minu käest, kas siin kommentaarides, kuidas see video sind aitas, mida sa tegid selle järele ja mis küsimused sul tekkisid. Ja kui saan sind kuidagi aidata, siis minu kontaktid on olemas ja kindlasti tahaksin aidata sind leida oma nii-öelda reeglid, mille järgi elada ja tööd teha, et meil kõigil oleks palju mõnusam elada ja olla nii-öelda omas mullis ja pakkuda tõsist väärtust just oma huvide vaatenurgast. Aga järgmise korrani teen neid videosid kord nädalas ning oled alati teretulnud siia kanalile, et siis õppida, täiendada iseennast ja arendada ennast parema eksperdi, spetsialistini ja pakkuda siis väärtust. Tänan ja järgmise korrani!